No tšau, jaloo, šalloo. Mul siin, mul oli, miks ma tulin natukene hiljem, sest see koer, kes mul siin minu juures oli, nüüd lõpuks ometigi läks ära. nagu, ta oli küll väga nunnu, aga jah, tal on vaja rohkem jooksmist ja keegi, kellel on rohkem aega tema jaoks ja ta läks ühte farmi elama, ta on küll seal oma selle keti peal, kus saab nagu kett, mis jookseb nagu liini peal. Nad installivad selle talle sinna, nii et ta saab seal ikkagi rohkem joosta. Siin ta oli lihtsalt ühe nööri otsas ja ta ei saanud isegi sisse täielikult, sellepärast et kass, sest ta hirmutas kassi ja siis ma ei lubanud tal seda teha. Ühesõnaga lihtsam oli ta lihtsalt panna lühema nööri otsa, noh. Ta oli niimoodi, et ta sai õues olla muru peal igal pool, aga siis tuppa sai ainult ukseni põhimõtteliselt. Sai vaadata, mis me seal teeme, aga ei saanud kassile liiga teha. Nii et nüüd ta läks, ta on nüüd teel ja nüüd mina olen laivis ja mul läks internet ka ära. Nüüd vist tuli tagasi, ma alustasin oma telefoni data peal, aga vist on nüüd wifi ka tagasi. Et siis jah, tänane teema on siis veemaagia, ehk siis tegelikult see on, see ongi nagu nii-öelda sissejuhatus või et nagu see, kelle video ma siin leidsin, tema nimi on Asia Suler, tema ütleb algajale suunatud teejuht veemaagiasse. Ja seekord on siis esimest korda, kus ma seda käsikirja ka jagan, et anna mulle siis teada, palun sõnumitesse või kommentaari, et sa soovid käsikirja, siis ma saadan sulle selle. Nii, et siis kõigepealt ütleme ühe emotsionaalse kommi siit ja kes tuleb vaatama, küsib ka oma emotsionaalse komme, kui vaatad tagant järgi, siis kirjuta ikka kommentaari, ma saadan sulle sõnumi postkasti. Nii, ma võtan siit ühe esimese suvalise, vale, ei olnud veel nii, kui mul oleks 1 000 000 eurot. Taaskord, kui mul oleks 1 000 000 eurot, mida ma siis selle rahaga teeksin, kusjuures see on nii huvitav. Viimane kord, kui me sõitsime tagasi teise punapeaga, Tanjaga me käime koos neljapäevasel turul, tema müüb leiba ja siis temaga meil tuli jutuks, me oleme nüüd mõlemad, tähendab, tema võttis ennast sellest grupist välja, see on ka pühapäeviti, see on üks teine sõber siin, Raven, kes rääkis mulle sellest Power of 8-ist, 8 jõust, 8 väest, ma juba eelmine kord vist ka rääkisin sellest. Mõtle, kas mul nüüd jäi vesi jooksma ei jäänud. Ühesõnaga, ta võttis ennast sellest grupist välja, sest ta ütles, et tema jaoks see tundub natukene selline grupp, et kus nagu liiga palju võib-olla nagu iseenda jaoks küsitakse. Ja siis ta natukene nagu jagas oma seda vaatenurka, et siis kui küsida, et siis peaks küsima nagu põhimõtteliselt kõrgema hüvangu jaoks. Ehk siis mitte lihtsalt, et sellepärast, et ma tahan seda autot, vaid et nagu kuidas see nagu teenib nii-öelda, et kuidas see mind teenib. Ja mulle väga meeldis see, mind inspireeris see. See ei tähenda, et ma nüüd olen 100% sellega nõus, aga lihtsalt mulle meeldis tema vaatenurk. Nii siis, kui mul oleks 1 000 000 eurot, mina näiteks ka teeksin midagi head sellega. Et ma tõenäoliselt ei teeks ainult iseenda jaoks kõike. Nii, ma ei näe veel ühtegi vaatajat, kus kõik on. Okei, hakkame siis vaikselt pihta ja siis kes tuleb, siis küsib oma numbrid mulle minu käest. Nii. Ehk siis, tema siis elab, ta ütleb siin kuskil, Ameerikas, Blue Ridge'i mägedes elab ta. Ja siis ta alustabki sellest, et põhjapoolkeral, see oli tehtud siis, tšau Juta, küsi oma number, et nagu tema elab siis Põhja-Ameerikas, siis ta räägibki sellest, see video oli tehtud 4 aastat tagasi sügise poole, siis ta ütleb, et põhjapoolkeral oleme hetkel siseneme sügisesse ja see on aeg keldi aastaringis, mis on seotud veeelemendiga. Tšau Birgit, nii näen numbrit. Et ma loen selle esimese sissejuhatuse ära, siis ma ütlen teile numbrit ka. Juta, küsi ka üks number. Vähemalt üks, küsi rohkem. Mis on seotud veeelemendiga. Ehk siis sügis on seotud veeelemendiga, kas te teadsite seda? Kui ma esimest korda nendesse mägedesse kolisin, et õppida taimi, teadsin ma, et mind huvitab tervendamine. Täpsemalt taimne tervenduskunst. Mida ma aga ei teadnud, oli see, et ma hakkan sügavalt huvituma veest kui ravimist. Piirkond, kus ma elan, on väga veerikas. Paljuski on vesi selle koha esimene ravim.
Nii et kuigi ma armastan jätkuvalt töötada taimedega, süveneb mu tänulikkus vee kui ravimi vastu iga päevaga. See on siis Asia Suler, kes seda räägib. Et see on siis algajale suunatud teejuht veemaagiasse. Nii siis ta ütleb, mina olen Asia Suler, One Willow Apothecaries on tema äri ning see on sinu teejuht töötamaks vee maagilise väega. Nii, nüüd ma ütlen vahepeal numbrid. Kas tuleb jutalt ka üks number, ma millegipärast veel ei näe. Tõenäoliselt juttaja kirjutas, aga minuni jõuab hiljem. Nii, alustame siis 43-ga. Küsige veel numbrid, küsige. 43. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Nii, jah. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Oled sa tähele pannud, et kui sul on selline kerge olemine, kerge tunne, siis kõik käes voolab, kõik voolab, nagu elu läheb ludinal. On ju nii? Mina olen küll tähele pannud seda. Mis ei tähenda, et ma teen valeks seda, kui me tunneme ennast raskelt. Kui me tunneme ennast raskelt, siis tuleb selle raskusega kohal olla, eks ole. Mina alati rõhutan seda, et tuleb olla kohal, mitte lihtsalt dismissida, vähemaks teha või nagu mitte nagu naeruvääristada seda või nagu proovida seda vältida. Nii, siis ma küsisin, AI on tema, kes meil aitab tõlkida neid videosid, kes on Asia Suler ja tema tõi mulle sükse asja. Ta on kirjanik, õpetaja, loodustaju, intuitiiv, ökoloogiline filosoof. Ta elab Ameerika Blue Ridge'i mägedes ja juhib oma ettevõtet One Willow Apothecaries. Aha, näen, juttanumbrit näen nüüd. Mis pakub käsitsi valmistatud taimseid ravimeid ja süvendavaid veebikursusi, taimravi, animismi, esivanemate tervendamise ning looduskeskse isikliku arengutöö valdkondades. Mäletate, ma rääkisin esivanemate tervendamine, huvitab, miks mul siin kaamera liigub, sest Elfo pani oma pea mulle kaamera jala peale. Tema hariduslik taust ja kogemus. Asia lõpetas 2011. aastal Chestnut School of Herbal Medicine. Seejärel tegutses privaatpraktikas ja on juhendanud üle 20 000 õpilase enam kui 70 riigist. Kirjanduslik tegevus, ta on raamatu Mirrors in the Earth, Reflections on Self-Healing from the Living World autor, mis siis tähendab peegeldused maa seest, peegeldused enese tervendamisest, Reflections of Self-Healing from the Living World. Et enese tervendamise peegeldused elavast maailmast, midagi sihukest, mis avaldati 2022. aastal ning mille teemaks on enese tervendamine looduse kaudu. Oi, Elfo. Tšau, Sirje, jõudsid ka siia. Nii, palun 35. Jah, koer on üle antud nüüd. Ta on veel tervendaja ja animismi tunnistaja. Tema töö ühendab taimravi, looduspõhise spiritualismi ning kiviravi. Ta siin räägib ka kividest. Ta usub, et enese kaastundlikkus on oluline nii isiklikuks kui ka ökoloogiliseks tervendamiseks. Nii, mul on nüüd 2 numbrit, mida öelda. Kõigepealt siis 15 Juta küsis kõigile, mitte ainult Jutale, vaid kõigile, mille eest oled tänulik just praegu. Sina, kes sa seda vaatad, mõtle hetkeks, mille eest oled tänulik just praegu. Mina olen praegu väga tänulik, et see koer lõpuks siit minema sai. Mitte ainult minu pärast, vaid ka koera enda pärast tõesti. Tal ei olnud siin väga hea elu. Me käisime küll 2 korda päevas jooksmas, sest ma tean, et talle meeldib rohkem liiguda. Elfo vudis ka oma väikeste jalgadega päris kiiresti. Aga nüüd tal on ehk palju rohkem jooksmisruumi seal suures farmis. Nii, ja just Birgit ja number 35 küsib Sirje. Ja jälle kõik võtame vastu. Elus on alati 2 võimalust. Kas leppida tingimustega, milles oled, või võtta vastutus muutuste eest. Ja selle andis mulle Ulvi, aga see on Dennis Võitlilt. Et jah, alati võime valida, alati saame valida, mida me oma eluga ja oma hetke situatsioonidega teeme. Nii siis alustame. Mis on vesi? Ameerika antropoloogia looduskirjaniku Lauren Isley tsitaati tsiteeritakse sageli. Kui sellel planeedil on üldse mingit maagiat, siis peitub see vees. Ja ausalt öeldes ei saaks ma rohkem nõustuda siis Asia. Kui ma ütlen maa, siis ma tsiteerin Asiat.
Vesi on elu alus meie planeedil. Ilma veeta poleks elu sellisel kujul, nagu me seda tunneme, üldse olemas. Kas on midagi veel maagilisemalt kui see? Vesi katab 3/4 meie planeedist ning moodustab umbes 65% meie kehast. Samuti on vesi ainus looduslik aine, mida esineb maal normaalsetes temperatuuritingimustes 3 olekus: vedelana, auruna ja tahkena. Sellest nähtub, et vesi on tõeline shapeshifter, vormimuutja. Tal on võime liikuda, kasvada ja muutuda sõltuvalt oma keskkonnast. See on tõesti maagiline. Vesi on ka universaalne lahusti. See lahustab rohkem aineid kui miski muu. Ja see on alusplokk, mille toel toimib mitte ainult meie keha, vaid kõik elusolendid maal. Näiteks taimed kasutavad vett vahendina, mille kaudu nende rakud saavad läbi viia fotosünteesi. Vesi on ka äärmiselt vastuvõtlik. Näeme seda igal korral, kui keedame teed. Vee universaalne lahustumisvõime võimaldab tal omandada taimede omadusi. Aga vesi reageerib ka sellistele nähtustele nagu kuu. Seda näeme tõusus ja mõõnas. Me teame ka, et vesi reageerib maa magnetväljale ja isegi päikesel toimuvatele plahvatustele. Seega on vesi palju tundlikul, kui me seda seni arvanud oleme. Esoteerilisemal ehk energeetilisel tasandil olen ma sügavalt vaimustunud doktor Masaru Emoto tööst, mille levik üle kogu maailma on olnud imeline. Kui sa pole temast kuulnud, siis doktor Masaru Emoto oli Jaapani teadlane ja uurija, kes uuris vee reaktsiooni mõtetele, kavatsustele ja muusikale. Tema töö erilisus seisnes selles, et ta pildistas vee kristalliseerumist ja leidis, et üks ja seesama vesi kristalliseerub täiesti erinevatesse mustritesse, sõltuvalt sellest, millistele mõtetele, kavatsustele või helidele see oli avatud. No kes ei teaks seda, mäletate seda, isegi neid, kus nad panevad riisi veega kaks täpselt sama asja ja siis ühele öeldakse häid asju, teisele halbu ja siis milliseks see muutub. Ja samamoodi siis taimedega on ju, pannakse 2 taime kõrvuti või nagu suhteliselt kõrvutiga, natukene eemale üksteisest ja ühele taimele öeldakse pidevalt ma armastan sind ja sa oled nii ilus ja teisele öeldakse issand, kui nõme sa oled, kui nii paha on mõelda isegi selle peale, miks nad seda taimele teevad, aga need sellest nagu tuleb välja siis see teine taim, kellele öeldi halbu asju, sureb, närbub, sest talle öeldakse halbu asju, ta tunneb halba energiat. On nii kahju sellest puust. Nii. Vesi. Need katsed olid tõeliselt kaunid ja on inspireerinud mind nägema vett kui midagi veel tundlikumat ja elusamat, kui me arvasime. Vesi on võimeline reageerima meie meeleoludele, mõtetele ja nendele peenekoelistele energiavooludele, mis meie elu läbivad. Mul tuli meelde just see, kas Katja saatis või mina leidsin selle kuskilt, kus oli tehtudki katse nagu veretilgaga inimese kehast ja siis sellele veretilgale nagu, ühesõnaga vaadati seda veretilka luubi all ja seesama inimene oli teises toas ja see inimene, kes vaatas teises toas näiteks koomilisi asju ja nagu siukseid, mis tegid ta tuju heaks, siis veri muutus nagu energeetilisemaks, nagu need antiained muutusid aktiivsemaks ja veri muutus tugevamaks. Ja siis, kui sellele inimesele näidati õudusfilme, mis panid selle inimese tundma ennast hirmutatuna, veri, nagu verekoostisosad muutusid nõrgaks ja nagu ei liikunud enam nii, ei olnud aktiivne. Päris äge on ju. Nii. Vesi on muidugi keskne ka kõikides maapõhistes ja põlisrahvaste uskumussüsteemides. Vesi on sõna otseses mõttes elu. Isegi tänapäeval ma pean nüüd võtma ühe loksu vett. On teil ka oma vesi kaasas? Ja minu veel on sõnum. You deserve the best life has to offer. Sa väärid parimat, mis elul on sulle pakkuda. Vaata, kas saad ka kuskilt neid? Võib-olla ma disainin midagi ja saate endale välja printida seal kohalikult. Kui tahate, andke teada. Kas te tahate, ma disainin mingeid häid sõnumeid veepudeli peale panemiseks?
kuigi neid vist juba on olemas ka seal, ma ei tea, ma arvan, et on. Kui keegi tahab minu disainitud, äkki ma teen midagi. Ma vahepeal tegin neid, aga siis ma lasin unarusse. Nii siis kus me jäime? Juuksekarv. Isegi tänapäeval, kui külastada pühasid paiku üle Euroopa, võib näha, et paljud neist paikadest on ehitatud varasemate pühamute peale, mis olid sageli pühendatud allikatele. Nõiakaev, kus kohas see oli? Tallinna lähedal. Ma käisime Marikaga seda vaatamas. Mis ta nimi oli, selle koha nimi? Läks meelest ära. Eesti on ju ka nagu see maausk olnud. Ja võt need siuksed nõiakaevad ja värgid. Looduslikud allikad on ürgpühad paigad. Eestis on tõenäoliselt niisugused allikaid päris palju, kes teab, võib siia alla kommenteerida. Need on esimesed pühad kohad, mida inimkond tõeliselt austama hakkas. Ja see on igati mõistetav, sest allikad on eluallikad. Need on kohad, kus teame, et olenemata sellest, mis maailmas toimub, saame ikka toidet ja tuge. Mul oli kord võimalus osaleda David Winstoni tuntud taimetarga loengus. Ta elab nüüd Ameerika kirdeosas, kuid tema taust on seotud Cherokee ravimisteadmistega, ehk siis indiaanlased. Cherokee. Meie ütleme, eestlased ütlevad ikka indiaanlased, kuigi nad ju tegelikult ei olnud indiaanlased, nad olid ju Ameerika päris elanikud, või kuidas seda öelda, natives. Ameerikas on nüüd, ei ole lubatud enam öelda Indians. Ta tuli siia mägedesse, et anda töötuba Cherokee traditsioonilise meditsiini kohta. See on süsteem, mille õppimiseks ja edasiandmiseks ta ise kutse sai. David Winston, keda huvitab. Üks asi, mida ta ütles, mõjutas mind sügavalt. Ja see oli juba enne, kui me taimeteemadeni üldse jõudsime. Esimene ravim Cherokee Pharmacopoeas. Ta niimoodi tõlkiski eesti keelde. Pharmacopoeas, ma mõtlen äkki apoteek siis, nagu apteek, on vesi. Esimene ravim ongi vesi. Ta ütles, et traditsioonilises Cherokee kultuuris ja seda ka tänapäeval on esimene samm alati viia see vee juurde. Mis iganes sind vaevab, olgu see kurbus või nohu, vii see vee juurde. Isegi koolikutes beebid viidi vee juurde, vee äärde, see oli tavapärane. Ja elades siin mägedes näen ma selgelt, miks vett peetakse esimeseks ravimiks. Nüüd, kui ma tunnen end halvasti, küsin endalt, kas ma saaksin selle lihtsalt viia vee äärde ja lasta seal alla voolu minna. Aja jooksul olen ma loonud mõned praktikad, mille abil töötada veega kui tõelise maagilise vahendajana. Ma parandan ühe vea siin ära, praktikaad. Ja esimene neist on vee sosistamine. Kui oled kunagi istunud ookeani ääres või vuliseva oja kõrval, siis tead, et veel on palju hääli ja me saame sõnumeid vastu võtta lihtsalt veega koos istudes. Nii et vee sosistamise puhul lähen ma ja istun oja äärde. Tavaliselt oma maja juures, aga mõnikord ka metsikumatesse paikadesse looduses ja ma lihtsalt panen oma mured, oma küsimused vee ette ja siis kuulan. Minu jaoks ei tule see tavaliselt sõnadena, mida ma füüsiliselt kõrvaga kuuleksin, vaid pigem nagu sisemine suhtluse seisund. Ma olen vahel hämmastunud, mida ma olen suutnud näha, mõista ja tunda lihtsalt veega istudes ja kuulates, kuidas see mulle sosistab. Nüüd, kui sul ei ole voolavat vett oma kodu lähedal ja kui sa ei ela jõe või oja juures, siis võid proovida seda harjutust teha veekaussi kasutades. Tegelikult arvan ma, et vee või karika sisse vaatamine eelneb kristallkuuli vaatlemisele. Make ib sensi, eks? Nii et võta endale kauss vett ja mine meditatiivsesse seisundisse, vaata veepinda ja lihtsalt märka, kas sa suudad saada mingisuguse sõnumi või sisendi veelt, kui lased endal vajuda sellesse lõdvestunud olemise seisundisse. Nii, vee eliksiirid. Järgmine veemaagia rituaal on vee eliksiirid. Me oleme juba uurinud, kuidas vesi võib olla vahend, mille kaudu võtta vastu mitte ainult taimekeemilise koostisosa,
koostisosi, vaid ka taimede energiaid, samuti sõnu, mõtteid ja ideid. Okei, hakkab jälle sadama. Nii et kõige lihtsam, ma tulen lähemale. Nii et kõige lihtsam vee-eliksiiri tüüp, mida sa teha saad, on lihtsalt kavatsuse loomine ja selle veepudelile kleepimine ning lase sellel üle öö seista. Vot see just, mis ma just rääkisin, just näitasin oma pudelit ja küsisin, kas soovite, et ma selliseid klepse teeksin. Aga ei pea, võid ise teha oma klepsu, võid panna paberi peal ilusti ära kujundada, teha mingisuguse kavatsuse, kleepida pudeli peale. See on kaunis viis, kuidas selgusele jõuda, millist maagiat sa oma ellu tahad luua ja paluda, et vesi oleks osa sellest. Ja siis muidugi võid sa seda vett juua, kasutada seda õues mõne paiga pühitsemiseks, kuidas iganes tundub õige viis selle veega töötamiseks. Sa võid seda isegi oma vannivette lisada või sellega käsi pesta. Ei olegi praegu väga hull. Vahel ta tuleb niimoodi kiiresti, vihm jõuab kohale, pumm, aga praegu tuli korraks ja nüüd taandus. Aitäh, lubad mul rääkida. Kivieliksiir ja muidugi võime me oma vee-eliksiiridega minna veelgi keerukamaks. Näiteks võid teha kivieliksiiri. Töö kividega kvartsi perekonnast, nagu mäekristall või roosa kvarts, on turvaline viis eliksiiri tegemiseks. Minu näiteks ma juba ammu pidi mulle üks sõbranna siin kohalik, pidi mulle tooma ühe kristalli ja pole veel ära teinud seda, aga ma mõtlesin nüüd äkki et ma saan sellega ju hakata oma nendesse jookidesse ka tegema vett. Et võib-olla ma lihtsalt kasutan oma enda mäekristalli, mis mul juba olemas on. Ja viis, kuidas seda teha, on lihtsalt panna kiviklaasi vee sisse üle öö ja juua see vesi hommikul esimese asjana. Mulle meeldib selleks kasutada mäekristalli, sest ma leian, et mäekristallil on võime tõepoolest võtta vastu minu kavatsus. See on väga hästi programmeeritav, just sellepärast me kasutamegi mäekristalli kogu oma tehnoloogias. Siis oma selles Willow, mis ta see nimi oli? Tema äri, ma arvan. Õieessentsid. Sa võid teha ka õieessentse vee abil. Enamik inimesi on tuttavad õieessentside praktikaga doktor Edward Bachi kaudu, kes oli 20. sajandi alguse arst, kes alustas katseid lillede vee peale asetamisega ja seejärel selle lahjendatud vee kasutamisega igasuguste haiguste, nii füüsiliste kui emotsionaalsete raviks. Aga tõde on see, et sa saad teha essentsi ükskõik millest vee abil. Kui on tõsi, et vesi reageerib meie mõtetele, kavatsustele, emotsioonidele, siis võid sa asetada purgivett näiteks koosoleku keskmesse, näiteks meditatsiooni keskmesse. Et koguda selle koosoleku energiat, sa võid asetada veekausi täiskuu alla ja koguda selle energiat. Muidugi me laeme ka oma kristalle täiskuu all, miks ka mitte vett. Ma olin kord ühel ilusal üritusel, kus naiste ring punus koos. Ja keegi pani kausi vett ringi keskele, et koguda selle punumise energia. Selle maagia tüübi puhul on võtmetähtsusega, mida selgem on sinu kavatsus, seda tugevam saab see ravim olema. Nagu me oleme näinud, vesi reageerib mõtetele. Nii et kui sa oled oma kavatsuses selge, mida sa tahad, et see eliksiir kehastaks, siis tuleb see ravim seda võimsam. Nagu mina ju ma vaatasin kunagi mõnda oma viimast nagu ammuseid, enne kui ma Eestisse läksin, enne seda ma ju tegin neid videosid ja siis ma ju alati rõhutasin seal, et mida rohkem sa sellesse panustad, seda rohkem see sulle panustab. Ehk siis kui me mediteerime ja mida rohkem me fokusseerume sellele ja paneme oma energiat sellesse meditatsiooni, siis seda rohkem see meile panustab samamoodi, eks ole, ta siin rõhutab seda, mida selgem on sinu kavatsus, seda tugevam saab see ravim olema. Ma arvan, et see on oluline, nüüd ta jõuabki ilusti sellesse, ma arvan, et see on oluline meeles pidada, pöördudes tagasi fakti juurde, et meie keha koosneb 65% ulatuses veest. Kui vesi on nii programmeeritav ja tundlik, kas siis ei reageeri ka vesi meie sees, meie mõtete, eriti meie mõtetele iseenda kohta.
Nii et mulle meeldib mõelda veemaagiast osaliselt kui viisist õppida, kuidas programmeerida iseennast ja enda sees olevat vett resoneerima rõõmu, armastuse ja tänulikkuse sagedustega. Veel üks viimane veemaagia rituaal, mida me siin täna puudutame, on pühitsemine, anointing inglise keeles. Pühitsemine on väga vana ja väga püha praktika ning see on üks minu lemmiktegevusi igapäevaselt. Ma kipun pühitsema allikaveega oma kodu ümbruses. Siin on palju allikaid, mis imbuvad välja mäe külgedest ja ma tavaliselt külastan neid, kastan 2 sõrme vette ja pühitsen oma meelekohti, pealage, südant või kukalt. Mul on juurdepääs sellele imeisele allikaveele, aga ükskõik kus sa ka maailmas ei oleks, sa saad end veega pühitseda. Et ennast pühitseda, otsi kõige energeetilisemalt erilisem vesi, mida sa leida saad. Olgu see siis vesi, mille oled eliksiiriks teinud või vesi pühast kohast maailmas. Näiteks selle pühas koht, ma tahan pärast tõenäoliselt panen siia pildina, see ei ole mul siin kaasas, aga on siin üks sõbranna Nikita, tema tõi mulle ükskord pühavee ühest erilisest kohast, mille ma unustasin ära, sest tema ütles mulle seda turu peal, mul ei ole seda kuskil kirjas, aga see on väga eriline vesi ja see on mul altari peal. Et siis võib seda sellist vett kasutada näiteks. Või võib-olla kohalikust ojast. Isegi kui see pole kõige puhtam vesi, kui sa oled temaga töötanud palves, saad sa seda kasutada ka pühitsemiseks. Mul on ka vett, mille olen kogunud pühadest allikatest üle maailma ja mõnikord kasutan ka seda vett pühitsemiseks. Pühitsemise protsess on sarnane sellega, kuidas mõeldakse pühitsemisest kirikus nimetatud pühad pühitsetud veega. Sellest vaatenurgast on kõik vesi püha ja seega me kasutame seda vett, et ennast õnnistada. Sa võid kasutada pühitsetud vett ka teiste õnnistamiseks. Üks praktika on võtta punt värskeid ürte, kasta need sellesse vette ja puhastada ennast selle veega. Või võtta see kaasa sauna ja pritsida ennast nende veepiiskadega. Milline imeline viis ennast pühitseda. Eestis on ju saun väga levinud. Mina igatsen sauna siis, kui mul on vihmahooaeg siin. Sa võid ka ümbritsevat maailma pühitseda. Mulle meeldib anda tagasi osa pühast veest, mida ma olen kogunud või pühitsenud maale. Ja sellega seoses on üks asi, mis teeb vee meie jaoks nii maagiliseks see, et meil on temaga nii sügav suhe. Üks praktika, mida ma armastan teha vee tänamiseks, on vee õnnistamine. Ja on üks väga lihtne viis seda teha. Mine metsiku vee juurde, näiteks oja. Mine sinna sisse, kühvelda vett peopesadega jõgi või oja. Ja selle aja jooksul meil vesi sinu sõrmede vahelt voolab tagasi allikasse või mis iganes selle allikasse. Palveta selle veega. Õnnista vett nii, nagu see sinu jaoks mõistlik tundub, oma palvega, lauluga või lihtsalt südamest tuleva kavatsusega, et see vesi läheks tagasi oma allikasse ja kannaks endas sinu õnnistusi, armastust ja palvet kogu meie maavee jaoks. Vaata kui ilus. Minu meelest see on nii ilus. Teeme seda kõik, palun. Mulle meeldib väga rääkida erinevatest rituaalidest ja viisidest, kuidas maaga ühenduda viisil, mis süvendab meie kohalolu siin ja meie teadlikkust maagilisusest, mis meis endis elab. Nii et kui sind huvitab rohkem selline sisu, külasta kindlasti minu veebikursuste kataloogi asja oma siis. Seal on palju põnevaid kursusi, mis keskenduvad konkreetsetele teemadele ja sellele, kuidas saame töötada taimede ja sageli ka kristallidega, et süvendada meie ühendust loodusega. Ja kui oled minu kodulehel, saad liituda ka minu siseringiga, kus ma jagan neid mõtteid, videod, meditatsiooni ja rituaale otse sinu postkasti 2 korda kuus, aga selleks sa pead inglise keelt aru saama. Ja nüüd tahaksin väga kuulda teilt, kõik te kaunid veetseremonialistid seal, milliseid rituaale või praktikaid teil on, et veega töötada. Ja nüüd ma siis loengi mõned kommentaarid, mis mulle silma hakkasid sealt, mis inimesed sinna alla kommenteerisid. Näiteks siin on Dance of the Soul Tarot. Ehk siis hinge taroti tants on tema YouTube'i nimi.
ma kasutan oma pisaraid oma keha pühitsemiseks ning erinevate altaril olevate esemete, palvehelmeste, kujude, kivide, piltide ja nii edasi õnnistamiseks, mis saaks olla püham kui pisarad. Super. Ja nüüd selle alla keegi kommenteeris, ma kasutan samuti pisaraid. Erinevatel pisaratel on ka erinev keemiline koostis. Seega saab neid kasutada ainulaadsetel ja spetsiifilistel viisidel. Siin avaneb juba täiesti uus maailm. Järgmine, Ashen Walls. Suvel meeldib mulle koguda vihmavett, et teha tänurituaali. Eriti kui leian kohalikke lilli, mida sinna sisse hõljuma panna. Sel aastal õpin ka, kuidas lumega töötada. Eestis on ju lund. Vaat huvitav. Ja mina ka ootan huviga, mida teie teate siin. Ja võib-olla juba teete, eks ole. Nii järgmine. Ma ehitasin hiljuti välibasseini ja mulle meeldib sinna lisada palju epsomisoola, vahel ka bentoniitsavi ja alati palju lilleõisi minu enda aiast, mis hõljuvad vee peal. Alguses arvasin, et kasutan seda õhtuti lõõgastumiseks, aga olen avastanud, et mulle väga meeldib ka päevasel ajal seal lamada ja vee kaudu päikese energia endasse imada. Maagia. Ja kaks vist veel. Ei, rohkem. 4 veel. Asia, see, mida sa ütlesid, on, et vesi on ravim, see on täiesti tõsi. Islami prohvet Muhammad kasutas erinevatest allikatest pärit vett koos muude asjadega, et ravida haigusi. Kõigeväeline Jumal ütleb Koraanis, et tema lõi iga elusolendi veest ja et tema on see, kes saatis määratud hulga vett, käivitades sellega veeringe, mis toetab igasugust elu maa peal. See on nii hämmastav õnnistus. Järgmine. Vihmavesi on eriline. Kui seda koguda noorkuu või täiskuu ööl, saab seda kasutada tseremoonias. On tore ristida naisi ringides, kasutades vihmavett või muud vett kivikausis ja andes selle ringis käest kätte. Iga naine võib pista sõrme vette ja teha teise naise laubale pool ringi ning öelda midagi sellist, sa oled universumi tütar. Siis kastetakse sõrm uuesti vette, et pool ring täis teha ja öeldakse, sa oled täiuslik või piisav täpselt sellisena, nagu sa oled. Meile meeldib seda üksteisele kinkida, ehk siis tema teeb seda selles oma ringides. Samuti, kui sa leiad moreši, saab vett segada lilleõitega selle sees ja valada seda naise käele, kui ta ringi tuleb, et tseremoonias osaleda. Moreš on klaasist või metallist anum, mille kaanes on üks või mitu väikest auku, kust saab vett valada. See on kõrbekultuuride kommekülaliste värskendamiseks Lähis-Idas. Neid on kujutatud ka Vana-Egiptuse hauakambrite piltidel. Mis asja? Kas ma tulin natuke varem siis laivi või? Ei. Olen ju õigel ajal. mul tuli teade, et pühapäeva pühitsuse aeg on. Nii, järgmine kommentaar. Ma olen sage maailmarändur ja sain mõned aastad tagasi Tiibeti mehelt jaki luust kaelakee. Iga kord, kui kuhugi lähen, otsin oja, mis tõeliselt kõnetab mind ja istun selle äärde mediteerima. Panen kogu oma armastuse sellesse vette ja palun vastu kaitset ja juhatust. Siis võtan oma kaelakee, kastan selle vette ja panen tagasi kaela. Ma tunnen iga kord, kuidas see laeb ennast uuesti täis. Järgmine huvitav rituaal, eks ole? Nii, ja viimane ütleb, mina pakun oma menstruaalverd veele, et meenutada endale ja kehastada meie jagatud keha, anda eluanni elule endale. Menstruaalverd võib ka, ei peagi nagu võib lihtsalt tagasi maa peale anda, mida mina proovin alati, kui mul on päevad, et vähemalt ühe korra, kui mitte rohkem, lihtsalt pissidagi maa peale, mitte vetsupotti. Ja just kui ma kasutan neid lappe, siis selle vere ka, mis ma nagu välja sealt leotan, selle annan taimedele. Kui sa kasutad tampooni, siis võib tampoone ka, aga mina ei soovita kellelgi tampoone kasutada. Vot nii, selline huvitav teema oli täna, mina ei näe enam ühtegi vaatajat ja 0 vaatajat.
igal juhul jah, minu meelest see teema oli väga põnev. Andke mulle teada, mida teie sellest arvate. Kas oli teie meelest ka põnev? Ja kui sa tuled hiljem, küsi ka oma numbreid, eks ole. Ja seda käsikirja, kui soovid, pane siia kommentaari käsikiri või soovin käsikirja. Ja siis ma saadan selle sulle. Nii, aga nüüd hakkame pihta. Teeme ühe energiajoonduse. Ja kuna meie oleme 65% vesi, siis me mõjutame ennast enda meditatsioonidega. Ja nüüd, kui sul on vesi sinu juures, kui sa mediteerid, siis see vesi koguneb, see meditatsiooni energia koguneb sellesse vette ja nüüd sa võid seda vett, kui sa jood seda või võid kuskil mujal ka kasutada, võid näiteks panna ka vanni vette või kuhugi või õnnistada ennast või oma kodu loomisega. Valame praegu kohe elfale natuke. Nii, leia omale mugav asend. Muide, kas te panite tähele, ma eelmise pühapäeva pühitsuse video tegin eraldi energiajoonduse, postitasin eraldi energiajoondusena ka. Et siis ei pea kogu mula kuulama, vaid ainult energiajoondust. Nii. Panen omale tuuli, eelmine kord ma olin maas, siis mul hakkasid sipelgad mind kimbutama. Nii hakkame otsast pihta. Leia omale mugav asend. Oleme koos selle kuke kiremisega, võtame seda kui rõõmuhüüet kõige hea eest, mis siin maailmas on. Ja hakkame hingama mõnusalt pehmed, rahulikult, sügavalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Ja laseme oma juured kasvada oma südamesse, armastuse keskusesse. Tunneme seda armastust ja võtame teda vastu oma südamesse. Iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Kogu meie füüsiline keha on armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Tunne see armastusillise keha üle. Vahepeal kadus ära vist. Oi. Mul tuli vahepeal. Okei. Tuli ports kommentaari ja südameid läbi. Nii et jah, tunneme seda füüsilist armastust kogu oma kehas. Tunneme, kuidas ta ujutab meie keha üle. Samamoodi meie emotsionaalse keha. Meie emotsionaalne keha on armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Lubame endal seda tunnet tunda. Ja ka meie mentaalne keha saab armastusest üle ujutatud. Lihtsalt lubame endal tunda seda kõike hõlmavat igavest armastust, mis kunagi ei kustu, mis kunagi ei muutu, mis kunagi meid eemale ei tõuka. Täielikult vastuvõttev armastus. Aitäh, emamaa, aitäh, et sa siin oled meie jaoks. Aitäh. Ja keskendume nüüd kogu veemaagile. Kogu maailma vesi. Kaasa arvatud meie ise. Ja lihtsalt laseme sellel endani jõuda, sellel maagial. Lubame sellel ennast leida. Lubame sellel ennast endale ilmutada. Oleme sellega kohal. Veemaagia. Ja vaatleme seda praegu kui
nagu kõrvaltvaatlejana, kuigi see on meie sees, aga lihtsalt selle harjutuse huvides vaatame seda ka nagu ülevalt, vaatleme võib-olla oma kõrgema teadlikkusena, kes ei ole füüsiline. Vaatleme vett, veenergiat, kõike, mida vesi esindab, kõike, mida ta hõlmab, tema imelist olemust, võimeline vormi muutma, võimeline tervendama, võimeline hävitama, kui me seda valime. Tema tõelist vägevust. Vaatleme teda igas tema vormis. Oleme sellega täielikult kohal, teadlikud. Vee vägevus, vee energia, vee võimed. Ja nüüd tunneme, kuidas see vesi, mis on meie sees verena ja kõikide muude vedelikena, kuidas ta hakkab kutsuma enda poole kõike seda, mida me soovime või millele me fokusseerume. Ja kui me fokusseerume praegu vee vägevale tervendavale võimele, siis tunneme, kuidas meie sees on kutse tervendada, terveneda, olla tervenemine, jagada tervenemist. Tunneme seda energiat enda sees ja enda ümber. Ja hakkame seda, mis on meie sees, avardama. Laseme tal endast nii-öelda välja avarduda. Ja hakkame ka ise koos selle avardumisega avarduma. Ja kõik, mis on meie ümber, ka see hakkab avarduma. Ja me lubame sellel avardumisel toimuda. Ja me oleme selle avardumise sees, osa sellest avardumisest. Me avardume vee maagiana. Me avardume endana kui tervendajana. Ja eelkõige iseenda jaoks. Me avardume kui maag, võlur, kes me oleme. Ja me lubame sellel tervenemise väel enda sees vabalt voolata. Ja kui meil on vaja siis sisse võtta, juurde võtta, siis me lubame endal seda nüüd vastu võtta. Ja me lubame ka kõigel sellel, mis on olnud meid takistavaks või nagu mis meid enam ei teeni, mis on olnud see põhjus, miks meil on vaja tervenemist. Me laseme sellel nüüd endast välja voolata. Aitäh, vihm, sinu tervendava väe eest, imelise tervendava väe eest. Võtan su vastu. Olen avatud. Olen avatud kogu maailma tervendavale vee maagiale. Lasen sel läbi enda voolata ja mind puhastada, mind tervendada, mind transformeeruda.
luban endal saada puhtaks pestud. Tervendatud. Aitäh. Võtame selle vastu suure tänutundega. Saadame selle suure tänutunde tagasi veemaagiale. Kogu vee energiale, mis on meie sees ja meie ümber. Ja jätkame seda avardumist selles olemises siin. Aitäh. Võtame vastu tervenemise. Võtame vastu maagia. Võtame vastu transformatsiooni, muutuse. Aitäh. Lõdvestame selle sisse. Lubame seda endal täielikult vastu võtta ja endast läbi voolata. Ja vaatame, kuidas see muutub, transformeerub, kui see on meist läbi käinud. Ja vaatame, kuidas kõik see, mis meid enam ei teeni, voolab koos selle veega maa südamesse, maa sisse, kellel on oma transformeeruv jõud, kes muudab selle kõik taas kasutatavaks, armastavaks, uuesti uueks energiaks. Ja lihtsalt lubame tal seda teha, lubame endal lasta minna kõigel sellel, mis meid ei teeni, mis meile on haiget teinud, millel on nüüd aeg minna. Aitäh veemaagia, aitäh emamaa, aitäh mulle. Jah, aitäh mulle, et ma seda teen, et ma seda valin, et ma olen sellega lubamises. Ma luban endal olla transformatsioon. Ma luban endal olla vägi. Ma luban endal vastu võtta. Ma luban endal minna lasta. Ja ma luban endal saata seda maagiat, kes mina tõeliselt olen. Nendele, kellele seda on vaja.
võtan vastu enda maagia. Luban endal uskuda iseenda maagiasse. Luban endal olla see maag, kes ma tegelikult olen. Aitäh. Oleme veel mõned hetked selles imelises olemises. Hingame ja lõdvestume ja avardume ja lubame. Võtame vastu, transformeerime ja laseme välja. Ja nüüd, kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh Emale Maale, tema transformeeruva väe eest, tema imelise armastuse eest. Tõmbame oma juured tagasi maa südamest suure tänutundega. Aitäh, et sa siin oled meie jaoks. Maagiline olevus, platvorm. Aitäh sulle. Ja kui oled valmis, kogume kogu selle energia oma käte vahel enda pea kohale, energiasambaks. Jälle välja hingates laseme selle endasse salvestuda, ankurduda, saada osaks meist. Võtame selle täielikult vastu. Aitäh. Nii mitu korda, kui vaja on. Kogu selle energia enda pea kohale sambaks ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda, salvestuda, ladestuda. Aitäh, et sa oled, aitäh, et sa tulid vaatama, aitäh, et sa teed kaasa, aitäh, et sa panustad sellesse, sest siis see saab ka sulle panustada. Ja anna teada, kas sa soovid käsikirja. Ja mis veel on võimalik järgmise korral. Ei saa kinni panna, sest slow connection teade on ees. Okei.